tere, mina olen Sander. Keskmisel veebilehel, mida te külastate, laetakse teile nähtamatult kuskil 20-30 erinevat virtuaalset jälgijat, kes teavad andmeid teie kohta, milliseid lehekülgi te külastate ja kui vana te olete ja mis soost te olete ja laetakse vastavalt sellele kuskil 20 erinevat reklaami, mis teeb kogu sinu lehekülastuse kuskil 2-3 korda aeglasemaks laadides, maksab rohkem sinu mobiili andmesidet kasutades ja teeb üleüldse kogemuse ebamugavamaks. Nüüd on see lihtsam kui varem, eriti mobiilseadmetel blokeerida sellised jälgijad ja reklaam. Vaatame lähemalt. Mis tähendab siis sisu või siis nende jälgijate ja reklaami blokeerimine? Reaalsus on see loomulikult, et kõik veebilehed ei ole meile lihtsalt tasuta kätte antud. Me maksame neile jagades oma andmeid nende sisuloojatega, mille eest nemad saavad müüa reklaami kas brändidele või siis reklaamiagentuuridega. Kui sa tahad näha, kui halb see tegelikult on, siis installeeri oma brauserisse selline lisand nagu Ghostery, millel on olemas ka mobiilibrauseri versioon, mis näitab sulle, kui palju neid laetakse iga veebilehega, kui sa selle avad. See on üsna hirmuäratav esmapilgul ja mitte sellepärast lihtsalt, et neid on palju, vaid sellepärast, et seda ei jagata külastajatega. Kolmanda osapoole igasugused jälgijad ja pikslid, automaatselt käivituvad videod, igasugused reklaamid, mitte fokusseerides sisule, on tegelikult väga häirivad. Ja kui me kaotame kõik need ära ainult fokusseerime sisule, siis see toob tagasi sellise puhta, kiire kogemuse, mille jaoks tegelikult veeb on loodud ja kus see annab ka meile õiguse meie privaatsusele, vähemalt valiku selle eest. Ja muide, see ei ole alati nii olnud, sellepärast, et kui sa vaatad näiteks Economisti kuskil 10 aasta tagust lehte ja praegust on seal tänaseks umbes 4-5 korda rohkem reklaame kui varem. Miks traditsioonilised väljaanded sellest aga väga palju rääkida ei taha? Kes ikka tahaks saagida seda oksa, mille peal nad ise istuvad? Loomulikult see toob neile sisse palju raha ja aitab nende ettevõttel käia ja palku maksta. Aga igasuguste reklaami ja sinu käitumiste trackimine ja ka sunnitud sisu vaatamine võtab tegelikult väga palju ruumi ja aega, eriti just mobiiliseadmetel. Ja sellepärast me peame sellest rääkima, et see on kasvanud lihtsalt liiga suureks ja see võtab liiga suure osa nendest lehtedest, mida me tegelikult tahame külastada ja mille sisu meile meeldib. Enamus inimesed aga lihtsalt ei mõtle selle peale, kuigi noorem generatsioon üsnagi paljud. Näiteks Ameerikas on AdBlock Plus, mis on juba brauserites olnud saadaval aastaid, on installeeritud alla 30-aastaste seas rohkem kui 55% kasutajatest. Küll aga vaadata üleüldist pilti, siis ainult kuskil igal 5. on installeeritud reklaami blokeerimise lisand oma brauserisse. Aga see on 3-kordistunud viimase 3 aasta jooksul ja kasvab senimaani kuskil 100% iga aasta. Miks see on aga palju olulisem telefoni peal? Lihtsalt sellepärast, et reklaamid võtavad seal isegi rohkem ruumi ja segavad meie kogemust ja loomulikult ka lehtede laadimiskiirus on mobiilis väga palju olulisem, kuna meil tihti ei ole väga hea ühendus saadaval. Senimaani nii Androidi kui iOS-i seadmetel, Apple'i seadmetel on olnud selleks vaja installeerida eraldi brauser. See ei ole nagu operatsioonisüsteemi tasandil sisse ehitatud, et kaotada ära reklaamid ja igasugused jälgijad, et saada kontroll oma privaatsuse üle. Aga viimase väljaandega iOS 9-ga Apple tõi selle kontrolli tagasi kasutaja tasemele juba operatsioonisüsteemi. Miks? Seepärast, et Apple'il ei ole tegelikult sellest ei sooja ega külma. Nemad ei teeni raha reklaame müües, nemad teenivad raha oma tooteid müües ja oma teenuseid müües, mitte sinu andmeid müües või reklaami müües. Ja sellepärast ka nende seadmed maksavad tihti 2-3 korda rohkem kui teised. Nemad tahavad nüüd, et kasutajatel oleks see kontroll ja potentsiaalselt ka palju parem veebilehitsemiseks kogemus. Seda võib näha ka kui sellist konkurenti vastast lüket Google'i vastu. Sellepärast, et Google'i Androidil siiamaani pole sellist võimalust välja toodud operatsioonisüsteemi tasandil, küll aga on võimalik installeerida brausereid, kus sa saad kasutada veebi ilma reklaamideta. Ja see tegelikult ka on arusaadav, kuna Google on reklaamifirma ja see on see, kuidas nemad raha teenivad. See on see põhjus ka, miks tegelikult nende seadmed on palju odavamad, kuna läbi selle nad saavad rohkem kasutajaid, rohkem andmeid ja see toob ka Google'i rohkem raha sisse, kuna 95% nende käibest tuleb just reklaami müügist ja seda brändidele või siis agentuuridele edasi andes, et sellega ise rohkem raha teenida. Vaatame aga lähemalt, kui palju parem siis see kogemus saab olla, kui me kaotame ära kõik igasugused need salajased jälgijad või ka reklaami kõikidelt veebilehtedelt, mida me külastame. Selleks ma kasutan 3 kõige populaarsemat sisublokeerijat nagu Peace, Purify ja Crystal, aga selle lisaks on olemas veel ka Blocker, OneBlocker ja palju teisi. Veebilehtedest kasutame Delfit,
Postimeest ja Äripäeva ja näeme, kui suur vahe seal tegelikult olla saab. Esimesena testime Delfi.ee avanemist, kus kõige kiirem on Purify circa 1 sekundiga, selle järel kohe Prillikivi 2 sekundiga, Crystal on sellest 2 korda aeglasem ja tavaline veebilehitsemi circa 8 korda kõige kiiremast aeglasem. Postimehe puhul on aga kõige kiiremini tavaline ilma blokeerijateta avamine, selle järel kohe Purify, Prillikivi ja siis Crystal. Äripäeva puhul on kõige kiirem Eesti oma Prillikivi, selle järel tavaline koos reklaamidega avanemine, millega sama aeg umbes Purify'l ja Crystalil. Testi kõige kiirem oli Purify, sellega umbes sama kiire oli Eesti oma Prillikivi ja Crystaliga ja tavaliselt ilma sisu blokeerijateta avamine on kuskil 2 korda aeglasem Eesti lehtede puhul testides. Milline on siis tulevik selles maailmas? See ei ole loomulikult kõik halb, et meid jälgitakse ja meile pannakse neid reklaame ette, aga samal ajal ma usun reklaamivabasse tulevikku. Samal ajal meie kui tarbijad ja lugejad peame selle jaoks ka midagi tegema, sest meie praegu hääletame oma jalgadega. Ma teen ettepaneku proovi ja installeeri omale see sisu blokeerija või reklaami blokeerija, aga ära unusta ka neid sisuloojaid toetada. Selle jaoks on loodud head programmid Google'i poolt, näiteks Google Contributor, kus sa saad igakuise makse teha ja kasutada sellega liitunud veebilehte reklaamivabalt. Platvorm nagu Patreon, kus sa saad otseselt toetada sisuloojaid, kas kirjutajaid, videotegijaid või pilditegijaid. Või siis ka lihtsalt võimalus brändidel, kui sa oled firmaomanikele, investeerida otseselt sisu loomisesse, et aidata nendel loojatel paremat sisu luua, selle asemel, et pommitada neid reklaamibänneritega. Ja ma usun, et kindlasti meie seas ka neid, kes on väga nõus oma andmeid andma selle eest, et saada kasutada tasuta sisu. Aga ma arvan, et me peaksime olema selles osas läbipaistvad, inimestel peaks olema võimalus valida. Nii et kui ka sina tahad kasutada veebi ilma reklaamideta ja ilma, et jälgijad saaksid sind näha või mõjutada sinu privaatsust, samal ajal saades palju kiiremini laadivad lehed, mis kasutavad vähem sinu mobiiliandmesidet ja annavad sulle pikema akukestvusaja, siis installeeri omale see sisu blokeerija täna. Aga ära unusta toetada neid inimesi, kes loovad, kirjutavad sulle artikleid, teevad pilte või teevad sulle videosi, mida sulle väga meeldib vaadata, kasutades neid teisi olemasolevaid platvorme. Suur aitäh sulle vaatamast, ma loodan, et see video sulle meeldis või sa õppisid siit midagi uut ja saad omale võib-olla palju parema mobiilikasutuskogemuse tulevikuks. Kui see sulle meeldis, palun pane siin video all like, kommenteeri, mis sinu mõtted selles valdkonnas on ja jaga seda ka oma sõprade ja kolleegidega, kui sa arvad, et neil võiks sellest kasu olla. Tänud ja järgmise korrani!